Kui sul on 100 sümptomit ja üks sümptom ajab teist taga, siis see näeb umbes välja selline. Üks sümptom ajab teist taga, ta võib olla siin, ta võib olla siin, ta võib olla siin, siis ta võib olla siin. Miks kõik juhtub minuga, on vaja seda alla suruda, maailm on nii ebaõiglane. Siin võib olla isegi see, et arstid on lollid, keegi ei oska mind aidata, keegi ei oska mind parandada, keegi ei oska mind sellest välja aidata, keegi mind ei mõista. Siin on alateadvuses ka programm, et ma ei armasta iseennast ja ma ei oska leida lahendust. Ma olen kinni, ma olen lõksus. Ma olin selline 6+ aastat tagasi, siis mina ära muutsin. Terve inimene näeb välja selline. Esiteks on ta rõõmus, sest ta on terve. Ja miks ta terve on ja miks ta rõõmus on? Sellepärast, et ma ei tea, aga ma leian alati lahenduse. Ma armastan elu, ma olen uudishimulik. Maailm ei ole minu vastu, vaid minu heaks. Ma armastan iseennast, ma otsin üles juurpõhjuse, ma leian üles juurpõhjuse, ma lahendan see ära. Ma olen uudishimulik, ma armastan teisi inimesi ja kaasa arvatud ma armastan iseennast. Ma tahan teada, kuidas asjad tegelikult käivad, mis millega on seotud, ma tahan õppida, ma tahan laiendada oma teadmisi, ma tahan iseennast õppida, aidata. Ma ei tea, kuidas ja kellelt ma seda õpin, aga ma õpin seda välja. Ma kogu aeg laiendan oma seda energia välja, laiendan enda energia välja, laiendan endast eemale. Ma avardun, ma saan teadmisi juurde iseendast, ma saan tuttavaks oma emotsioonidega, ma hakkan iseennast läbi nägema, ma hakkan nägema läbi, kuidas see maailm käib. Ma laienen, ma avardun versus inimene, kes on kogu aeg sümptomites, ta on nagu kokku tõmbunud, ta on nagu kössi tõmbunud versus terve inimene, ta laieneb, ta avardub. See on see vahe ja see on see, mida mina ära muutsin. Sest ma tegin otsuse, et ma tahan aru saada.